Sõda Iraanis algas plahvatuslikult, kui USA ja Iisraeli väed alustasid massiivsete raketisalvode, pommirünnakute ja juhtkonda sihtivate löökidega, hävitades Iraani infrastruktuuri ja kõrvaldades selle režiimi üks tükk korraga. Riigi kõrgeim juht tapeti kiiresti ja selle õhutõrje tehti kahjutuks. Kuid Ameerika ei peatunud sellega. Sõja edenedes on järgnenud järjestikused õhurünnakute lained, mis on võimaldanud USA-l saavutada ülekaalu õhus ja suuri edusamme maapinnal, samal ajal kui režiimi jäänused on pidanud varri otsima ja neil on järjest vähem kohti, kuhu peituda. See on märkimisväärselt tõhus strateegia ja võib peagi viia selleni, et Ameerika võidab selle sõja ja saavutab kõik oma eesmärgid lõplikult. Tegelikult on see juba saavutanud ilmselt kõige olulisema eesmärgi – õhu ülekaalu. Igas sõjas on õhuruumi kontrolli alla saamine ülioluline. See on esimene ja võib-olla kõige väärtuslikum samm võidu suunas. Ja selle kinnituseks on peaaegu 100 jagu tõendeid. Miks? Sest õhu ülekaaluga muutub kõik muu palju lihtsamaks. Õhuruumi kontrollides saavad sinu väed, olgu nad maal, õhus või merel, tegutseda lihtsamalt, vabamalt ja turvalisemalt. Väed ja tankid saavad liikuda maapinnal palju väiksema riskiga, et neid rünnatakse õhust. Samal ajal saavad fregatid, hävitajad ja sõjalaevad asuda vaenlase positsioonidele lähemale, tulistada rakette või teha muid ründeoperatsioone ilma pideva hirmuta, et vaenlase pommitajad võivad silmapiiril ilmuda. Tänu sellele saavad terved armeed liikuda kiiremini, anda tugevamaid lööke ja tugevdada oma ülekaalu vastaste ees. Vaenlase jaoks muutub samal ajal iga nende sõjalise operatsiooni aspekt märkimisväärselt keerulisemaks. Nende väed peavad pidevalt taevast jälgima, teadmata kunagi, kus vaenlase hävitajad ja pommitajad järgmisena ilmuvad. Tankid ja muud väärtuslikud sõjalised vahendid tuleb peita või paigutada ümber kaitsvamatesse asukohtadesse, selle asemel, et neid lahingu eesliinile paigutada. Ja üksused peavad jagunema, hajuma ning tegutsema palju suurema ettevaatlikkuse ja hoolikusega, liikudes aeglasemalt või reisides öösel pimeduse varjus. Lihtsalt selleks, et suurendada oma võimalusi ellu jääda ja ka edaspidi võidelda. Ameerika pole pidanud Iraanis maavägesid kasutama, kuid tema õhurünnakud on muutnud tema lennukite jaoks palju lihtsamaks ohutult vaenlase territooriumil tegutsemise, viies läbi täiendavaid sihitud rünnakuid Iraani juhtimiskeskustele, infrastruktuurile ja väärtuslikele sihtmärkidele. Näiteks 13. märtsil viisid USA väed läbi ulatusliku pommirünnaku Kargi saarele, mis on üks tähtsamaid naftaekspordikeskusi piirkonnas. Ameerika õhuvägi säästis saare naftainfrastruktuuri, kuid ei näidanud Iraani sõjaliste objektide suhtes samasugust halastust. Kokku sihiti enam kui 90 objekti, hävitati arvukalt mereväe miiniladusid, raketiladude punkreid ja mitmeid teisi sõjalisi objekte. USA president Donald Trump jagas rünnaku üksikasju internetis. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus viis läbi ühe Lähis-Ida ajaloo võimsama pommirünnaku ja hävitas täielikult kõik sõjalised sihtmärgid Iraani kroonijuveelil Kargi saarel. USA ja Iisraeli väed on samuti kasutanud oma õhuülekaalu, et hävitada sõna otseses mõttes sadu Iraani raketistardiplatvorme, hävitades ainuüksi sõja esimese 3 nädala jooksul üle 60% riigi raketiheitjatest. Täpsemalt öeldes Sõjauuringute Instituudi ISW andmetel. Hinnanguliselt kaotas Iraan nende esialgsete pommirünnakute ja raketilöökide käigus 260 kuni 290 oma 410-440 stardiseadmest. Tänu sellele on Iraani ründevõimekus täna vaid murdosa sellest, mis see kunagi oli, mistõttu on ka teated Iraani raketirünnakutest ümbritsevatele Pärsia lahe riikidele sõja edenedes märgatavalt vähenenud. Näiteks 28. veebruaril Ameerika operatsiooni Epic Fury esimesel päeval oli Iraanil piisavalt tulejõudu, et tulistada üle 180 ballistilise raketi ümbritsevatesse riikidesse. 8. märtsiks suutis Iraan välja lasta kokku vaid 9 raketti. USA väed on väidetavalt hävitanud veel 10 olulisi Iraani varasid, ütles admiral Brad Cooper, USA keskväe juhatuse juht, videos avalduses. Õhu, maa ja mereressursside kombineerimisel oleme edukalt hävitanud üle 100 Iraani mereväe aluse ja me ei ole veel lõpetanud. Tükkhaaval on USA hävitanud Iraani võime end kaitsta, õõnestades sellega oluliselt režiimi autoriteeti. Mida kauem see kestab, seda hullemaks muutub olukord neile, kes jäävad. USA ja Iisrael muutuvad samal ajal ainult tugevamaks ja domineerivamaks. See ongi õhuülekaalu võlu. See on kingitus, mis aina annab juurde.
Mida kauem sa seda hoiad, seda rohkem väärtust sa sellest saad. Mitte ainult ohutumate ja kiiremate õhu-, mere- ja maapealsete operatsioonide mõttes, vaid ka teistes valdkondades, nagu näiteks luure, jälgimine ja luureandmete kogumine. Kui sul on kontroll taeva üle ja sul on ligipääs mõnedele tippdroonidele, maailma juhtivatele luurelennukitele ja tipptasemel jälgimissüsteemidele, mis on USA-l olemas, saad sa peaaegu pidevalt koguda tohutul hulgal andmeid oma vaenlase kohta. Iga päev, iga tund, iga minut tiirutavad Ameerika droonid ja luurelennukid Iraani õhuruumis, skaneerides ümbrust ja edastades infot ümbritsevatesse baasidesse ja juhtimiskeskustesse. Teated näitavad, et USA on näiteks paigutanud Lähis-Idasse mitu E-2D Hawkeye õhust varajase hoiatuse AEW lennukit. Vähemalt 5 neist lennukitest on piirkonnas märgatud. Iga üks neist on varustatud maailma kõige võimsamate radaritega, mis võimaldavad avastada vaenlase droone, tiibrakette ja lennukeid sadade miilide kauguselt. See muudab ka Iraani jaoks, eriti arvestades nende oluliselt vähenenud heiteseadmete ja laskemoona varusid, igasuguse vasturünnaku oma vastaste vastu äärmiselt keeruliseks. Tänu sellele on Ameerika ja tema liitlaste baasid ning varad piirkonnas nüüd palju turvalisemad kui sõja algfaasis. Neil on ka pidev andmete ja luureinfo voog, mida nad vajavad järgmiste sammude tõhusamaks planeerimiseks. Iraanil on samal ajal palju vähem valikuvõimalusi. Nende režiim sai operatsiooni esimesel päeval peaaegu surmava löögi, kui kõrgeim juht Ali Khamenei tapeti, mis viis režiimi kriisi. Kui USA ja Iisraeli väed olid täielikult keskendunud täiendavate sihtmärkide hävitamisele ja oma eelise suurendamisele, olid Iraani juhid endast väljas, leinates oma ajatolla kaotust ja mõeldes, kes teda asendab. Lõpuks otsustati tema poja Mustafa Khamenei kasuks, kes ise oli elus vaid tänu õnnelikule juhusele, olles napilt pääsenud õhurünnakust, milles hukkusid tema naine, poeg ja mituteist Iraani ametnikku. Kuid selle asemel, et ohjad haarata ja julgelt isa jälgedes astuda režiimi taastamiseks, pole uut kõrgeimat juhti pärast tema ametisse nimetamist peaaegu üldse nähtud. Sellest ajast alates on levinud kuulujutud, et ta võis selles esialgses õhurünnakus üsna tõsiselt viga saada, kusjuures USA kaitseminister Pete Hegseth nimetas Khameneid meediale tehtud avalduses mitte just eriti ülemjuhiks. Me teame, et uus, niinimetatud mitte just eriti ülemjuht on haavatud ja tõenäoliselt moondunud. Ta andis eile välja avalduse, tegelikult üsna nõrga, kuid seal polnud ei häält ega videot. See oli kirjalik avaldus. Iraanis on küllaldaselt kaameraid ja helisalvesteid. Miks siis kirjalik avaldus? Ma arvan, et teate miks. Tema isa surnud. Ta on hirmul, ta on vigastatud, ta on põgenemas ja tal puudub legitiimsus. See viib meid veel ühe väga olulise õhuülekaalu eelise juurde. Psühholoogiline mõju. Kui vaenlase lennukid valitsevad sinu õhuruumi, kui hävitajad saavad vabalt lennata kuhu tahavad ja pommitajatel on vabad takistusteta teed, et lihtsalt hävitada kõik sinu alles jäänud varad ja infrastruktuur, siis on loomulik, et moraal hakkab kannatama. Ja just see toimub Iraanis. Režiimi retoorika võib endiselt olla julge ja pompoosne. Ametnikud võivad jätkuvalt väita, et nad karistavad Ameerikat ja tema liitlasi, kuid tegelikkus on selgelt näha. Iraan on sisuliselt USA ja Iisraeli meelevallas. Selle õhutõrjevõrk on hävitatud, raketi- ja droonivarud on vähenenud ning juhtkond pingutab, et säilitada mingigi legitiimsus. Tõepoolest, selle asemel, et kontrolli haarata, näivad paljud tuntud Iraani ametnikud hoopis hirmunult põgenevat ning Hegseth võtab olukorra kokku järgmiselt. Iraani juhtkonna olukord pole sugugi parem. Nad on meeleheitel ja peidus läinud maa alla ning värisevad hirmust. Just nii käituvad rotid. See juhtub siis, kui riik seisab silmitsi kõigi aegade suurima õhuväega ja Iraani jaoks läheb olukord siit edasi ainult hullemaks. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, on meil veel palju muudki varuks. Kui saad The Military Show'st väärtust, siis ära unusta tellida. Sõjalistele ekspertidele ja analüütikutele ei ole Ameerika õhurünnakute edu Iraanis olnud sugugi üllatav. Sest kuigi Iraan võib olla selleks sõjaks aastakümneid valmistunud, oma kaitset tugevdanud ja investeerinud kõigesse, alates Shahed droonidest kuni uute ja täiustatud ballistiliste raketisüsteemideni, jääb tema sõjavägi siiski Ameerika Ühendriikide omale kõvasti alla. Ja mitte miski maailmas ei suuda vastu seista USA õhujõudude ületamatule jõule, eriti nende ainulaadsele pommitajate laevastikule, mis koosneb 3 parimast kunagi loodud sõjalennukist. B-52 Stratofortress, B-1B Lancer ja B-2 Spirit.
Igaüks neist pommitajatest toob lauale oma ainulaadsed eelised. Koos moodustavad nad täiusliku segu märkamatusest, lennuulatust, tulejõust ja paindlikkusest. Siin on lähem ülevaade igast neist omakorda. Alustame B-52-ga, mida sageli peetakse USA pommitajate laevastiku tööloomaks. B-52 Stratofortress on ka selle kolmikust vanim, kuna see võeti kasutusele juba 1950. aastatel. Selle vanus tähendab, et see ei ole laevastiku kõige kiirem ega kõige manööverdamisvõimelisem liige. See ei uhkelda näiteks B-1 supersooniliste kiirustega ega oma ka B-2 tipptasemel stealth-tehnoloogiat. Kuid see on endiselt üks parimaid pommitajaid maailmas, mille disaini on aastate jooksul täiustatud, et see oleks asjakohane nii külma sõja ajal kui ka tänapäeval. See suudab anda ka tugevama löögi kui ükski teine USA pommitaja, kuna see suudab kanda üht suurimat koormat, maksimaalselt 70 000 naela ehk 32 000 kilogrammi. Võimeline laskma tavalisi pomme, täppisjuhitavaid laskemoona ja isegi tuumavõimelisi tiibrakette. Stratofortress on kuulus oma erakordse vastupidavuse ja võime poolest tegutseda kaugründerelvade kandurina, mis tähendab, et see ei pea vaenlase õhuruumi sügavale lendama, et kahju tekitada. Siis on veel B-1B Lancer. Kolmest kõige kiirem, Lancer oli algselt mõeldud tuumamissioonideks, kuid on nüüd keskendunud ainult tavarelvastusega sõjale. See pommitaja suudab lennata tippkiirustel, mis ületavad 900 miili tunnis ehk üle Mach 1,2. Pääseb kiiresti kohale, tekitab tohutut kahju ja lahkub enne, kui vaenlane arugi saab, mis teda tabas. See on ideaalne valik dünaamilistes lahingutingimustes tegutsemiseks ja kiirreageerimise ründemissioonide läbiviimiseks ning see on seni Iraanis osutunud erakordselt tõhusaks, nagu ka teistes paikades ja konfliktides läbi ajaloo. Võib öelda, et selle pommitaja kõige hämmastavam asi on see, et see oleks peaaegu olemata jäänud. 1970. lõpus tühistas tollane president Jimmy Carter tegelikult algse B-1 projekti, eelistades selle asemel suunata rahastuse mandritevaheliste ballistiliste rakettide arendamisele. Kui Carter kaotas 1980. aastal oma tagasivalimiskatse, ta järglane Ronald Reagan elustas B-1 programmi ning Lancer võeti kasutusele samal kümnendil. Ja selle kolmiku kolmas ning viimane liige on B-2 Spirit. Oma erilise kuju ja peaaegu ebamaise hiildevõime poolest kuulus see lendava tiiva pommitaja on vaenlaste jaoks peaaegu võimatu avastada enne, kui on juba liiga hilja. See loodi algusest peale nii, et suudaks vältida isegi kõige arenenumaid vaenlase radarite süsteeme, võimaldades tal suhteliselt lihtsalt ja minimaalse riskiga tungida ka kõige tugevamalt kaitstud õhuruumi. Nagu Stratofortress suudab ka B-2 toimetada nii tavapäraseid kui ka tuumarelvi ning teeb seda ületamatu täpsusega, muutes selle ideaalseks valikuks esmasteks sihitud rünnakuteks vaenlase õhutõrje või kindlustuste vastu. Koos annavad need kolm pommitajat USA-le võimaluse läbi viia igat tüüpi rünnakumissioone kõikjal maailmas, sealhulgas kogu Iraani territooriumil. Iga sihtmärk on käeulatuses, alates baasidest ja lennuväljadest kuni maa-aluste punkrite ja tuumarajatisteni. Veelgi enam, varsti saab see lennukipark suure uuenduse täiesti uue pommitaja näol, B-21 Raider. USA õhujõudude järgmise põlvkonna pommitaja B-21 hakkab esialgu täiendama olemasolevat lennukiparki, kuid lõpuks asendab nii B-1 kui ka B-2 aastaks 2040. See on loodud olema veelgi raskemini avastatav kui B-2 Spirit, kasutades veelgi arenenumaid varktehnoloogiaid, et vältida vaenlase radareid ja õhutõrjesüsteeme. See suudab katta ka tohutuid vahemaid, tulistades sihtmärke üle kogu maailma ning vajades selleks vaid minimaalset toetust. Võimeline kandma nii tavapäraseid kui ka tuumarelvi ning uhkeldab avatud süsteemi arhitektuuriga, mida saab hõlpsasti uuendada. See järgmise taseme pommitaja viib Ameerika arsenali täiesti uuele tasemele. Ja kui viimaseid teateid uskuda, võidakse seda isegi Iraanis lahingutes kasutada. Märtsi keskpaigas pildistati B-21 esimest korda õhus tankimas. See näitab, kui kiiresti õhujõud tundub selle pommitaja testimise ja viimistlemisega edasi liikuvat, enne kui see eeldatavasti 2027 aastal ametlikult teenistusse astub. Selleks ajaks on äärmiselt tõenäoline, et Iraani sõda on täiesti lõppenud. Aga kui USA peaks tundma vajadust järgneva sissetungi või täiendava rünnaku järele, saab ta selleks loota Raideri tohutule tulejõule ja muljetavaldavatele hiilimisvõimetele. Seni kaua saab USA oma olemasoleva lennukipargiga suurepäraselt hakkama.
Ja kuigi pommitajad võivad saada pealkirjadesse ning anda need üliolulised purustavad löögid Iraani õhutõrjele, radaritele ja baasidele, väärivad ka paljud teised lennukid tunnustust hindamatute rollide eest, mida nad seni rünnakus on täitnud. USA maailma juhtivad hävituslennukid, nagu näiteks F-35D, on olnud võtmetähtsusega Iraani õhutõrje läbimurdmisel, kasutades oma üleheli kiirust ja ületamatut manööverdusvõimet, et tungida Iraani õhuruumi, hävitada riigi õhutõrje, purustada stardiplatvormid ning luua need turvalised ja vaiksed koridorid, mille kaudu pommitajad saavad liikuda. Õhujõud on kasutanud ka õhus tankivaid lennukeid nagu Boeing KC-1-135 Stratotanker, et tagada oma teistele lennukitele võimalus operatsiooni jätkudes kütust juurde võtta ja edasi lennata. Strateegiliselt õhuruumi turvalistesse piirkondadesse paigutatud ja hävitajate poolt kaitstud hiiglaslikud tankerlennukid võimaldavad USA-l jätkuvalt Iraanile survet avaldada, sooritades järjest õhurünnakuid ega anna vaenlasele aega puhata, ümber rühmituda ega organiseeruda. Kahjuks on sõda ettearvamatu ja isegi kõige paremini ettevalmistatud plaanid võivad vahel viltu minna. USA kaotas 12 märtsil ühe oma KC-135 tankerlennuki, mis arvatavasti juhtus õnnetuse tõttu. Teatete kohaselt põrkasid 2 tankerlennukit kokku Iraagi lääneosas liitlase õhuruumis, kusjuures üks suutis teha hädamaandumise ja teine kukkus alla, hukkudes kõik 6 pardal olnud meeskonnaliiget. See oli traagiline juhtum, kuid tervikuna on Ameerika Ühendriikide ülekaalukas sõjaline tõhusus kogu senise sõja jooksul selgelt näha olnud. Ameerika kaotused on hoitud absoluutse miinimumi juures, samal ajal kui Iraan on lihtsalt tükkideks rebitud. Nagu Hexet märgib, ei olnud see kunagi aus võitlus. Iraanil polnud mingit lootust konkureerida USA ja Iisraeli ühendatud õhuvägede jõuga, mis on seni tabanud enam kui 15 000 sihtmärki. Õhu ülekaalu nii kiiresti saavutades saavad Ameerika pommitajad ja hävitajad, nagu Hexef ütleb, valida sihtmärke oma äranägemise järgi. Samal ajal vajub Iraan üha sügavamale, järjest katastroofilisemasse kokkuvarisemisse. Iraanil pole õhutõrjet, Iraanil pole õhuväge, Iraanil pole mereväge. Nende raketid ja droonid hävitatakse või lastakse taevast alla. Nende rakettide hulk on vähenenud 90% võrra. Nende ühesuunaliste ründedroonide arv oli eile 95% väiksem. Me järgime plaani, et lüüa, hävitada ja rivist välja viia kõik nende olulised sõjalised võimed tempoga, mida maailm pole kunagi varem näinud. Nüüd, silmitsi üha süngema tuleviku, ületamatute takistuste ja vaenlastega, kelle vastu tal lihtsalt pole jõudu, on Iraani režiim tagasiteeta teel täieliku hävinguni. Üha sügavamasse ja pimedamasse auku lõksu jäänuna, ilma väljapääsuta, on selle juhtkond parandamatult lõhestunud. Valitseva klassi jäänud liikmed paistavad üha nõrgemad, isoleeritumad ja hirmunumad, kasutades viimaseid meeleheitlikke abinõusid, nagu miinide paigaldamine Hormuzi väina ja lubadused õhku lasta kõik Ameerika või liitlasriikide laevad, mis üritavad sealt läbi sõita. Isegi see strateegia on aga määratud läbi kukkuma, sest Iraani merevägi on rängalt purustatud. Aeglaselt, kuid kindlalt peaks väin taas turvaliseks muutuma, jättes Iraani purustatud režiimile enam ühtegi ässavarrukast võtta ega ühtegi salajast strateegiat, millele toetuda. See võib omakorda sillutada teed üleminekuperioodile uue juhtkonnaga ning võib olla ka helgemale ja paremale tulevikule Iraani rahvale ja kaugemalegi. Nüüd saate sellest videost rohkem teada, kuidas Ameerika pommitajate laevastik on Iraani tükkideks pommitanud. Video keskendub B-52 erakordsele mõjule seni toimunud konfliktis. Või kui soovite lähemalt näha, kuidas USA õhujõud kasutavad B-2 Spiriti varjevõimet salakavalate rünnakute läbiviimiseks Iraani infrastruktuuri vastu, vaadake selle asemel seda videot. Ja lõpuks ärge unustage kanalit tellida, et olla esimeste seas, kes saavad teada suurtest uudistest Iraani sõjast ja teistest olulistest konfliktidest üle maailma.